Oled sa ikka see isa, kellel on aega ka, mitte nii, et tulge siia ja siis ma viskan teid siin. Nüüd sa elad Pärnus, sa oledki maavana. Maavanaisa tahtsin, maaisa. Ma kohe tunnen, kuidas Pärnu inimesed armastavad sind iga minutiga järjest rohkem ja rohkem ja rohkem. Nii, armas Mihklikene. Tere tulemast hommikusöögile. Jaa, aitäh sulle Anu kutsumast. Just. Kivi, paber, käärid, presidendi koobas. Kuigi see on su lemmikkoht muudel põhjustel, aga seda vaadake esimesest videost. Ma ei viitsi seda ümber rääkida. Me tegime väikse ekstra intervjuu sellest. Aga ma näen, et sa uurid seal menüüd. Ja ma tean, et sa mäletan, kunagi ammu tegin suga sellises restoranis nagu Korsten intervjuu ja seal sa tunnistasid, et sa armastad süüa. Muidugi armastad. Ikka armastad süüa. Loomulikult armastan, aga selle armastusega ongi natuke nagu päris armastusega, et aeg-ajalt on see kirglikum ja aeg-ajalt on ta erinevatel põhjustel veidi vähem kirglik. Ja veidi vähem kirglik on ta tavaliselt siis, kui ma olen saavutanud mingisuguse teatuva kaalunumbri. Ma saavutasin selle kaalunumbri eile sobivasti. Mis tõttu ma alates tänasest hakkan sööma. Ei, vastupidi, vaatan võib-olla natukene, kuidas öelda, täpsemalt, mida ja kui palju ma telin. Ja selles mõttes on see koht muidugi hea, et siin ei ole, gluteen ei ole siin automaatselt üheski roas, aga ma üldiselt nagu üritan vaadata periooditi, või ma peaksin kogu aeg vaatama, mida ma täpselt suust sisse. No kuidas sa vaatad seda? No, mis on täielik no-no? No üks täielik no-no'd nagu, ütleme niimoodi, et sellel ajal, kui ma üritan alla võtta, see aeg algas täna hommikul. Täna kui suures 1. aprill, nii et ta teeb nalja. Nende perioodil, kui ma üritan alla võtta, ma üritan üldiselt välistada nisujahu nii palju kui inimlikult võimalik. Sai ei ole, sai on täiesti saatanast, aga ütleme mingid niisugused krõbuskid ja need on okei. Pastaga on natuke samamoodi, et okei, siin on pasta gluteeni vaba, vaatame läbi sõrmede, et võib-olla ma tellingi täna ühe pasta, aga üldiselt ma üritan nisujahu välistada. Aga muud asjadega on nii, et ma üritan süüa, ma üritan nädalas ikkagi jälgida ka seda, et ma ei saaks kogu aeg vahepidamata liha. Et ma ikkagi teen üks 10 toidukorda võiksid mul olla täiesti taimsed, kus ma liha ei söö ja kui ma liha söön, siis pigem kana ja ütleme, ma ei tea, kala ja mereande ja punast liha ikka nii harva, kui ma suudan. Liha läks just kallimaks ka nii, et... No seda enam. Sa ei teadnudki. Kõik asjad lähevad kogu aeg kallimaks, kõik asjad lähevad kogu aeg kallimaks, et seda ei jõua nagu silma peal hoida, aga jah, siin on kõik asjad head ja ma mõtlen, et võib-olla ma võtangi selle chorizo pasta või kui ma vaatan, ei ole ka mingi burrata pasta, äkki ma proovin seda. Jaa, ma kohe lehvitan talle. Kedagi ei ole see. Kui sa näed kedagi, saada meile ettekandja. Ja näed, ta on seal. Ja juba tulebki. Pasta verde, seda mingi roheline pasta, mida kannes kinoa paneeringus kana. Väga huvitav. Juba läks paremaks. Nii, härra ei tea, mida tellida. Ei, ma tean tegelikult küll väga täpselt. Pasta verde on roheline pasta. Mis see roheline, millest see roheline seisneb? Pestolaadne, aga ta ei ole basiiliku baasil, vaid seal on teised maitsed. Väga lahe, aga ma võtan selle ja ma võtan selle burrataga ja sinna juurde võtaks selle kinoa paneeringus kanaga. Jaa, sobita. Just. Super. Just, see ongi kõik. Jaa, suur tänu, aitäh. Ja doose, tead, kuna me räägime, siis doose kahjuks 40 minuti pärast. Okei, kena, suur tänu. Et sa pead kuidagi, ma ei tea, juustu sa ei julge kas süüa. Ei, ma söön. See krõbinad söö ka, see on mingi hummus hästi tervislik. Proovi ühesõnaga kõik asju. Kuule, aga sellest rääkides, et nüüd sa elad Pärnus. Kui kaua sa oled Pärnus olnud? Jookseb 3 aasta, nii et üle 2 aasta juba. Kas seal on odavam elu või lihtsam elu või? Lihtsam kindlasti. Vabandust, ma nüüd söön sama. Vaat sa ei saagi süüa rääkida. Lihtsam, muidugi on lihtsam. See on üks peamise põhjus, miks ma saan elada. Ei, sa elad naise pärast. Ei, naine võiks ka vabalt Tallinnas elada, kui ma jalud rambiksin. Tõenäoliselt mitte, aga naine on mul tõesti pärnakas. Aga Pärnus on lihtsam elada. Sellepärast, et ühest kohast teise jõudmiseks ei lähe reeglina rohkem kui 5-6 minutit. See kõlab täiesti uskumatult tallinlasele. Ühest kohast, kuhu mul on vaja minna teise liikumiseks. Parklates ei ole vaja otsida 15 minutit parkimiskohta. Poodides ei ole tohutuid järjekordi, meeletuid inimmasse. Sa ei veeda nii palju aega autos, kui sa veedad Tallinnas.
närv puhkab, kõik on imeline, inimesed on toredad, sõbralikud. See on igav. Ei ole, see ei ole tõsi, Anna. Pärnus on täiesti korralik, ka defineeri, miks sa arvad, et Pärnus on igav? Okei, seal on teater, nii, see on väga hea. Ütle midagi, mis Pärnus ei ole, aga Tallinnas on midagi sellist, mille sina elada ei saa. Täna ma saaksin Pärnus elada, sest ma olen piisavalt vana. No just. Aga enne, kui ma mölluvend olin, siis ma ei oleks saanud elada. Või ainult suviti. Suvel on seal imetore. Ei, seal on samamoodi, kui sa tahad ilmselt möllu panna ka need kuhu sa lähed möllama? Ööklubisid mina kõiki neid ei tea, aga need on terve jagu seal Pärnus, mis on ka talvel lahti. Muundelbaar näiteks on väga populaarne, üks suhteliselt uuemaid nii-öelda venusid, nagu inglise keeles öeldakse. Aga neid on veel. Oled sa spaataja, aga seal on imetoredad spaad? Olen küll, olen väga suur spaataja. Ja vanast ei olnud ja vanasega jälle tekivad veidrused. Ja üks nendest on see, et mulle väga meeldivad spaad ja Pärnus on tõesti imelised spaad. Kas see põhjus, su naise nimi on Maria, kas see põhjus on nüüd, nagu ma ikkagi küsisin juba, et temal on seal siis mingi mõnus villa näiteks? Meil ei ole villad, meil on korter. Aga ei noh ta... Või tema töö? Me mõlemad saaksime oma tööd teha nii ühes kui teises kohas, aga noh muidugi selles mõttes, et ta on pärnakas, ta on pärnakas sünnijärgne ja on seal kasvanud ja nii edasi. Ja kui meil ühel hetkel selgus, et mina olen seda kogu aeg teadnud, kui tema selle teadus, et tegelikult mina töö pärast ju Tallinnast tingimata elama ei peaks, siis me selle otsus vastu võtsimegi ja kolisime sinna nüüd juba üle 2 aasta tagasi. Aga suurem osa asjadest toimub ikkagi sul Tallinnas on ju. Ma saan aru, et sa teed ju mingi, sa esined nii öelda, sa käid loenguid pidamas, sa nagu käid koolitamas inimesi. Ma ei tea, täna sa telesaated, sa teed seeriate kaupa on ja need tehakse ühes kompotis ära, sa ei pea kogu aeg sõitma seda mõttan ju. Et nagu tööasjad on ikkagi, ütleme niimoodi siin päris kohas. Pärnu on nagu mängukoht minu jaoks. Ma saan aru, et... Mis sa sõidad edasi-tagasi kogu aeg? Esiteks alustame sellest, et ma tingimata ei tööta ainult Tallinnas. Mul on neid koolitusi ja motivatsiooni kõnelemisi ja kõik muid töid tegelikult üle terve Eesti. Ja üle terve Eesti liikumise vaatust on Pärnu isegi mugavam koht kui Tallinn, sellepärast, et Tallinnast välja saamine võtab juba nii kaua, kui ma sama ajaga olen Pärnust Viljandis näiteks. Ja teed on rahulikumad, välja arvatud see Tallinn-Pärnu maantee, mis on muidugi hull, aga mina ei sõida Pärnu ja Tallinna vahet, mitte Pärnu ja Tallinn maanteed pidi, vaid käin üle Järvakandi, nii et ma sõidan 10 minutit kauem, see on tõsi, aga mu närv puhkab, mitte ühtegi veoautot, mitte mingit jama. See Tallinn-Pärnu tee muidugi see on üks maailma kõige jubedamaid teid. Ma olen nõus, see on õudne. Issand. Aga seda on võimalik vältida. Kui sa oled valmis ohverdama 10 minutit oma elust, on sul võimalik Tallinnast Pärnusse ja vastupidi liikuda nii, et su närv puhkab ja kogu see stress jääb olemata. Aitäh info eest ja kõik suunduvad sinna ja siis on... siis on Tallinn-Pärnu maantee puhas. Just. Nii, tead, mis ma tegin seekord? Ma lükkasin AI-sse sisse su nime ja mõtlesin, huvitav, mida ta sealt kokku korjab. Et see oleks täiesti põnev. Ma olen seda paar korda teinud, huvitav, mis sina said. Ja ma ütlen see lühike seriaal lihtsalt, et Mihkel Raua mitmekülgne tegevus on jätnud sügava jälje Eesti kultuuri ja meediamaastikule, muutes ta üheks tuntumaks ja mõjukamaks avaliku elu tegelaseks Eestis. Mõjukamaks, vau! Ei, mitte, et see ei ole üldse naljakas, see on täitsa tõsi. Ja kui te vaatate meie esimest videot, siis me rääkisime natukene sellest Paberkivi käärid kohast ka, kus siis aastaid toimus selline saade nagu Kolmeraudne. See algas tegelikult ju ETV stuudiost. Ja üldse kokku, mäletad sa palju aastaid see kokku kestis? Ei mäleta seda enam, et Kolmeraudseks nimeliselt muutus ta ju ka kuskil mingisuses faasis, et alguses tegime Eesti Ekspressiga koos saadet, mille oli Värske Ekspress, see oli formaadilt kaunis sarnane ja siis Ekspressiga see koostöö sai läbi ja siis me kuidagi tegime edasi ja nimi muutus. Ma ei suuda meenutada ikka päris pikalt. Just, ja see oli teistmoodi saade, nagu ma eelmises intervjuus ka ütlesin, see oli nagu Ameerika. Sõna otses mõttes nagu Ameerika televisioon, aga ka natuke nagu Ameerika mäed. Et ta oli nagu selline eklektiline, aga samas kuidagi kõik need tükikesed läksid omavahel jube hästi kokku. Ja kuidagi, kui ma täna rääkisin, ütlesin inimestele, et ma tulen sinuga intervjuut tegema, siis enamus küsisid, aga miks neid selliseid saateid meil üldse ei ole enam? Miks ei ole? Kas seda on kallis toota? Ma ei arva, et jah, vabandust, ma ei arva, et seda on liiga kallis toota.
see ei ole ka muidugi ilma rahata, aga ma arvan, et see on esiteks muidugi küsimus programmi juhtidele Eesti telekanalites. Aga tegelikult need saated on ju olemas ETV-s valdavalt küll need niisugused intervjuu. Palun too üks näide. Sellist sorti saates. Mitte sellises formaadis, aga põhimõtteliselt need saated on ju... Et ta oleks meelelahutuslik, saad aru, samas ta on nagu tõsine, siin käisid ju täiesti tõsised arvestatavad poliitikud, päevakajalised sündmused käidi läbi, mis hommikul juhtus, õhtul oli juba kõik siin letis ja see oli ka kuidagi nagu nii õige, sest inimesed tavaliselt ei viitsi vaadata neid kuivasid poliitikasaateid, kus 2 tükki istuvad seal vastamisi ja siis nagu on niisugused rahulikud ja natuke uimased nagu karumõmmid on ju. Aga just sellist nagu tšah, seda teravust, seda natuke õelust, sellist nagu kibedust natukene ärapanemist ei ole. Võrno tapeti ära, tühistati ära, vabandust. Sind ei ole veel tühistatud. Oda huvitav, kuidas sind ei ole ära tühistatud? See on hästi moes meil ju. Ma ei tea, mul on kuidagi siiamaani mingil põhjusel õnnestunud. Seda kunagi ei tea, see on hea küsimus. Ega tänapäeval tuleb olla väga-väga tähelepanelik. Mida sa siit välja... Mitte ainult, kellega sa millises ruumis 8 oled ja nii edasi, et sa pead olema erakordselt tähelepanelik, kui sa üritad niisugust avalikku karjääri teha, kas siis poliitikas või meelelahutuses või meedias või kus iganes. Et absoluutselt sa pead kogu aeg arvestama, et sa võid kogemata sattuda olukorda, mis kvalifitseerub sellisena, kus sind tühistatakse. Ma jälestan seda tühistamise värke, mulle ei ole see kunagi meeldinud. Ma olen väga suur sõnavabadusesse uskuja, isegi siis, kui see sõna, mille vabadust ma usun, võib-olla mulle endale ei meeldi. Aga iga inimese peab olema õigus oma arvamust avaldada ja sellepärast kedagi tühistada on muidugi erakordselt vastik. Ja mul on tundunud, see on juhtunud nende inimestega ainult tänu sellele, et nad on liiga ausad. Jah, nad on väljendanud mingeid seisukohti ja mitte ainult Hannes, vaid neid on ju... Ja ribu radapidi. Võtame Tõnis Mägi, ma ei tea, kes siin veel kõik... Nad on väljendanud seisukohti, millesse nad usuvad ja millesse neil on absoluutselt selge õigus uskuda. Ja väga suurele või siis, ma ei tea, mõjukale osale ühiskonnast ei ole need seisukohad meeldinud ja ei peagi kõik meeldima. Aga et see peale inimese nagu professionaalne karjäär ära tappa, see on muidugi õudne. Et see tapmine tegelikult ei ole üldse nagu vale sõna, et ühistamine on väga suures osas inimese tapmine. Just. Kas sa oled ise ka hirmul, sest sa oled suht sõnakas ja julged sa sotsiaalmeedia kontol jääda ausaks ja avaldada arvamust? Ma ausalt ütlen sulle, et mul on need kontod olemas, aga ega ma neid väga ei kasuta. Need sotsiaalmeedia kontod on põhiliselt selleks, et mõned inimesed suhtlevad läbi sotsiaalmeedia kontod, läbi Instagrami, läbi Facebooki. Mul on ainult see suhtlemise osa või see messengeri või sõnumite saatmise osa. Et ma ei käi vabatahtlikult ei Facebookis, ei Instagramis, ei kusagil kolmandas kohas. Ma olen seal muidugi käinud, ma tean, mida need endast kujutavad ja need on, ja seda terminit ei ole kahjuks mina välja mõelnud, ma tahaksin, et ma oleksin. Sest termin on väga täpne. Need sotsiaalmeedia platvormid on sisuliselt digitaalsed narkootikumid, ehk siis nad tegelikult on ehitatud nii ja tegelikult täidavad ainult ühte eesmärki kasutajates tekkida seda niisugust ajutist dopamiini tulva, mida traditsioonilised narkootikumid inimestes tekitavad. Nii et selles mõttes ei ole minu meelest neil väga suurt vahet. Ja sinna jääda, sa tead ise, kui lihtne on sinna jääda ja sa vaatad ja scrollid ja doomscrollinguks nimetatakse seda inglise keeles. See on täiesti tappev ja tegelikult üsna stressirohke ja ma ei käi sotsiaalmeedia platvormidel põhimõtteliselt. Okei, aga tänapäeval peab olema ju kõikide asjadega kursis, on ju kogu elu nagu justkui toimuks, seal inimesed suhtlevad. See ei ole päris nii. Nagu kus sa ei tule kohvikusse, millal sa viimati käisid niimoodi ja kõlgutasid jalga ja istusid oma sõprade ringis ja te arutasite maailma asju. Te arutate ikka seal seina peal. Vaat mina ei aruta seina peal, kuna ma ei käi nendel seintel. Et mul on õnnestunud oma elu viimasel ajal elada täiesti normaalselt ilma internetis passimata. Loomulikult ma suhtlen e-mailide ja nii edasi, et ma ei ole päris niisugune masinapurustaja ja mul on internetiühendus kodus olemas ja puha, aga sotsiaalmeedia... Pärnus tõesti. Absoluutselt, usu, aga levib nagu pöörane, isegi Pärnus.
issand, sellega seoses ma pidin ikkagi küsima, nüüd mul tuli meelde, et issand su, jälle ma võtan sellise õudse küsimuse esile, aga ära pahanda, ära solvu, et sul on ju nii palju noorem naine, mitukümmend aastat, aga tema tahaks ju möllata, sina võib-olla vanamees istub kodus seal rahulikult tugitoolis, loed raamatuid, on ju, aga tema tahaks võib-olla käia möllamas. Absoluutselt ja nagu ma ütlesin, Pärnus on täiesti võimalik möllata. Ei ole nii, et aga kas lähed sa kaasa? Ei üldiselt ei lähe. Tähendab, oleneb olukorrast. Kui on mingid sõprade juurde minneks, siis loomulikult, aga ööklubide siis ta ei käi seal nüüd nagu nii tihti, aga aeg-ajalt muidugi ja siis ta käib sõbrannadega. Ei, mina ei käi ööklubides. Ma käin ööklubides väga vastumeelselt ja valdavalt ja peamiselt siis, kui ma pean Singer-Vingeriga või mõne teise bändi koosseisus ööklubis mängima, kuigi neid ööklubides mängimisi on mul ikkagi viimastel aastatel väga väheks jäänud. Sa oled vanaks jäänud? Jah, seda esiteks. Hendrik Saal-Saller on minust vanem, aga ikkagi aeg-ajalt mängib ööklubides ka. Ei, no see on nali, Rolling Stones mängib ka edasi ja meil tuleb AC/DC siia, issa nad on ju... Nad ei mängi, AC/DC ei mängi ööklubides, see on nagu vanurite kamp tuleb. Okei, las jääb. Kuule, muusikast rääkidest täiesti juhuslikult sattusin väikese eelarvamusega, aga kuna sõrm jäi peale Inspiras ja muusikast Mihkel Rauaga ja ma ei saanud ära, see oli huvitav. Ma mõtlesin, ma korra vaatan, natuke poole pealt, võib-olla poolveerand isegi vaatasin. Ja jäin vaatama, sest see oli nii äge. See oli jälle vana Mihkel Raud oli seal kohal oma lahedate teravate küsimustega. Ma vaatasin seda osa, kus sa tegid siis nende... niimoodi ei saa vist öelda, muulaste staaridega. Inimestega jah, keda võib-olla on... Kelle pass ei ole nagu Eesti pass või? Ei, Eesti passid võivad neil paljudel olla, aga need on esinejad, kes ei ole võib-olla päritolult ei kvalifitseeru traditsioonilisteks eestlasteks. Ma ei tea, Dave Benton ja Stefan ja Tanja Mihhailova ja nii edasi. Et inimestest, üks episood selles saates on tõesti Eesti muusikutega, kes ei ole nagu selles mõttes niisugused ma ei tea, tüüpilised, klassikalised, traditsioonilised eestlased, kes on veidi teistsuguse kultuurilise taustaga. See oli väga põnev saade. Oli küll, oli. See oli tõesti, see oli vaadatav saade. Kahju, et ma teist osa nüüd ei vaadanud, ma ei tea, mis teema seal oli. Ta on jaotatud teemade plokkide kaupa, eks ole. Selles saates me läheneme siis muusikale mitte kuidagi niimoodi, kuidas öelda, siis kronoloogiliselt või lineaarselt, vaid on nagu erinevad tahud, mis on popmuusikaga seotud. Me rääkisime, eks ole, nendest mitte eestlastest nii-öelda, seal on mingi ühiskondlikkus ja popmuusika, mood ja popmuusika, ma ei tea, salvestamine, muusikaäri, ühesõnaga erinevad tahud, erinevad aspektid. Kokku 8 saadet ja minu meelest tulid nad ägedad ja põnevad. Ja ma loodan, et mul on hea meel kuulda. Ja ma olin tõesti rõõmus sellepärast, et midagi sellist, mida ma tahaks päriselt telekast vaadata, mul eriti ei ole, aga sellesse ma jäin kinni. Nii et Inspirasse putku pead sattuma rohkem. Ja jõuab ETV-sse ka varsti. ETV-sse tuleb sügisel. Just, nii. Aga lähme edasi selle teemaga, et kuna sa oled nüüd koolitaja, sa pead neid selliseid motivatsioonikõnelusi, sa õpetad inimesi esinema ja rääkima minu meelest ka kas selgelt või arusaadavalt oli see sõna. Palun, ma tahaks nagu mingit nippi siin. Ma tean, et see on kõik raha eest, mis sa teed, on ju, ja see ei maksa vähe. Aga palun, aita natukene, sest mul viimasel ajal tundub isegi, et kui ma mingeid saateid vaatan ja tuleb külaline, inimesed ei oska enam rääkida. Sa mõtled nüüd neid inimesi, keda sa intervjueerid või ise ennast? Ei, mina ka kindlasti olen kogu aeg. Ei, see ei ole tõsi, Anu, sa oled hiilgav esineja ja sul on kõik asjad olemas ja lisaks kõikidele nendele asjadele, mis on tavalistel, traditsioonilistel, headel avalikel esinejatel, on sul veel üks asi, mida väga paljudel inimestel ei ole. See on isikupära. Kui Anu Saagin räägib, siis me saame aru, et räägib Anu Saagin. Meie jutt ei ole mitte selles ainult, kuidas sinu hääl kõlab, vaid selles, kuidas sa räägid, kuidas sa mõjud, nii et... Aga kui sa räägid nii üleüldiselt kõnelemisest, siis tõepoolest jah, et see kuidagi see oskus kipub inimestel ära kaduma. Ja lisaks kõnelemisele minu koolitused puudutavad ka kirjutamist. Ja nad on tegelikult omavahel kuidagi üsna tihedas seoses, et kui sa oled oma mõtted läbi kirjutanud, siis on sul neid ka mõnevõrra lihtsam suuliselt esitada. Ja see on tõsi jah, et see oskus kipub inimestel kaduma. Ja see on kurb, aga see on õpitav, on ju? Ja muidugi on absoluutselt, kõik on õpitav ja see ei eelda mingit erilist annet. Just, aga räägi just sellel puhul, et kui mul käivad ka vahel need hommikusöögi külalised ja vahel on väga kuulsad inimesed ja siis on sellised natukene ja ma ei tohi enam, ma ei julge enam öelda ABCD, sest ma sain tänaval peksa üks kord praktiliselt. Ma tean, see kõigile käest sa said. Jah.
Sa ütlesid tema kohta C või B kategooria. D ütlesid. No siis you had it coming. See oli näide, on ju. Nii, aga mis ma olen tähele pannud, inimene tuleb, on ju. Enne kui kaamera käima hakkab, kõik on fine, me oleme lobiseme, kõik on normaalne, kaamera hakkab käima. Ütle nüüd, mis inimesega juhtub? Et paljud tahavad seda teada, et isegi kui nad lähevad korra või paar telesse esinema, tahavad mingist oma üllitisest rääkida, nad on mõelnud välja suurepärase disaini, suurepärase kruusi, nad on sellest, võivad eraelus kaamera taga rääkida nii kirglikult ja siis kaamera käib ja mämmi, siin on kõrb, see on tass, tegin selle 3 aastat, mõtlesin selle. Mis juhtub? Kas see on õpitav? Selle asemel on kaamera kramp ja ma arvan, et kui sul see kaamera kramp, ma arvan küll, et see on teatava kogemuse ja harjutamise ja treeningutega välja harjutatav, aga kui ei ole, siis seda peaks esinema. Ja see näide, mis sa praegu tõid, oli veel niigi hästi rääkimine. Mul on olnud kunagi aastate jooksul üks intervjuu, kus intervjueeritav samamoodi lava taga või selle eetri taga, kaamera taga mõjus kuidagi nagu täitsa okeilt, mingi latatara, aga nagu suhtles ja rääkis suhteliselt sidusalt. Ja nagu otse eetri peale läks mõistin selle küsimuse ja ta vastas mingid ükste häälitsustega. Ja see tuli ühtegi lause, mul oli vaja 15 minutit vennaga intervjuud teha ja see oli üsna keeruline olukord. No, aga mis teha? Mida öelda sellisele inimesele? Ma tean ka inimestel on lavakramp. Sa oled muidu normaalne inimene, lähed laval, mul endal ka, mul hakkab vahel higi voolama mööda selgroogu, ma tean, et midagi hullu ei ole. Me oleme nii väike rahvas, kõik on omad, kõik tunnevad, kõik. Ei, õudne, jäigastud. No on mingi rohi, järsku peaks mingit rohtu võtma. Rohtu võib muidugi võtta, need rohud on ju olemas, aga need rohtudega on üks väga oluline asi ja mida aeg-ajalt, mille vastu inimesed eksivad. On see, et ta üldiselt ei taha rohtu võtta ja ta võtabki rohu siis esimest korda, kui ta lavale läheb ja teadmata ja aru saamata, mismoodi see rohi temaga töötab või tema organismis toimib. Ja et kui keegi tahab rohtu võtta, siis ma soovitan see kuidagi mingisuguses rahulikus koduses olukorras ära proovida, aga rohi on tõesti ainult kõige viimane, kõige äärmuslikum abivahend. Need abivahendeid on teisi, alates mingisugusest füüsilisest tegevusest, hingamisharjutustest, mille kohta on YouTube'is võimalik 1 miljon videot leida, mingitest teatavatest mõttemängudest ja ettevalmistusest, see on kõige olulisem. See vist Franklin, kes ütles, ma nüüd selle sõnastusega eksin, aga see vist eesti keeles kõlab kohmakalt, aga mõte on siis see, et ebaõnnestudes ettevalmistamisel valmistad sa ennast ette ebaõnnestuma. Ehk siis sa pead ette valmistama, kui sa lähed kuskil kõnet pidama või intervjuuga on mõnevõrra keerulisem, kuigi ka tehtav mingi abimehega, et sa ikkagi nagu valmistud ja treenid selleks olukorraks, et sa ei tee seda esimest korda mitte otse eetris. Aha, aga sa saatejuhina saad aidata ka natukene torkida seal enne kui... Oleneb saatest, et 3 raudsus oli minu eesmärk just vastupidi. Siis intervjueeritava elu võimalikult keeruliseks muuta juhul, kui oli tegemist poliitikuga või kellegiga, kes vastutas avaliku raha kasutamisest. Meelelahutajatega oli veidi teistmoodi, aga loomulikult on võimalik intervjueerijana ka aidata inimest täpselt samamoodi, nagu on teda võimalik väärata. Sa oled öelnud, et sa oled, see oli hästi huvitav, histriooniline isiksushäire. Mis asi see veel on? See on ühes raama isegi enam ei mäleta, mis see täpselt on. Keskendumishäired, vaatasin, emotsionaalne heitlikkus. Homme nii, täna naa, üle homme teistpidi on ju. Selle häire või selle diagnoosi olen ma endale ise pannud inimestele ja ma tegingi seda nagu pooltõsiselt, ma ei mõelnud seda. See on loomulikult tõsine asi ja nii edasi, aga ma kuidagi AI-d veel sellel ajal olnud, kui ma seda raamatut kirjutasin, kus ma selle diagnoosi endale panin, aga kuidagi ma leidsin mingisuguse asja, mis võttis kokku või seisundi, mis võttis kokku kõik häired ja probleemid, mis mul enda meelest on. Et ei, seda tõenäoliselt mul ei ole, vähemalt mul ei ole seda diagnoositud, aga mul on muidugi miljon mulle nii meeldis see nimi, histriooniline isikuhäire, guugeldage ise seda. Kuule, aga tegelikult ka, mis sind üldse motiveerib, sest sa oled natukene selline hektiline inimene, on ju. Täna siin, hommes ja nüüd sa tulid just Ameerikast ka, olid ju? Kas sa teed seal endiselt tööd? Ei tee, ma käin lapsi vaatamas, mu lapsed elavad seal ja ma käin neid seal vaatamas, aga see niisugune hektilisus, nagu sa ütled, on ilmselt ka kuidagi nagu loomupärane, et ma olen hästi kuidagi nagu, ma ei tea, rahutu vist on kõige täpsem sõna, et ma ei suuda, ma mõtlen küll teinekord, et mul on hästi pikk töönädal, teinekord 2-3 nädala järjest, ma ei jaksa, ma sõidan mööda Eestit ringi, see on õudselt tüütuma. Ma ütlesin ära ela Pärnust. Just täpselt, ei vastupidi, mööda Eestit on sellepärast vaja ringi sõita, et mida Eestist või Pärnust on seda mõnevõrra lihtsam teha. Aga ühesõnaga sa teed selle kõik ära
ja mõtled, et saaks mõned ometi puhata ja siis, kui tuleb see puhkus, esimene päev ongi tore, aga teise päeval juba hakkad juba värisema, juba tahad jälle midagi teha, et see on jah. Ja see on see histiooniline ärevushäire on selle nimi. Mulle nii meeldib, et see on teistsugune, muidu kõigil on ATH. No las nüüd olla see, mis hiti. Hästi, olgu, hästi, las mul olla see teedajaga asi. Okei, aga peatun korraks sellel teemal ka inimesi tohutult huvitab isiklik elu on ju, tulid korra Ameerikast, siis käid lapsi seal vaatamas. Kas sa saad eksiga ka normaalselt läbi? Ja huvitav, et ma just täna mõtlesin selle peale, et huvitav, kas sa tahad sellest rääkida ja ma olin täiesti kindel, et Anu Saagem on inimene, kes sellistel teemadel rääkida. Ei taha. Ma tead, ma teen seda ikkagi ja see ei ole vale jutt, alati ajakirjanikud lähevad selle taha, et sealt keegi avalikkus tahab seda teada. Tead, ausalt öeldes mind tegelikult ei huvita ka see, aga ma lihtsalt nagu mingid intervjuud ma ikkagi lugesin su kohta ja sa oled ise öelnud, et sa natukene tunned süümekad, et sa tahaksid justku olla lastega rohkem koos. Loomulikult, kes ei tahaks. Aga sa oled vähe. No midagi teha ei ole, selles mõttes, et kui sind ikkagi lahutavad 1000 kilomeetrid ja Atlandi ookean, et siis on nagu nii palju lastega koos võimalik olla üsna keeruline. Loomulikult ma tahaksin olla rohkem, aga mina elan siin, nemad elavad seal ja praegu on tõesti nii, et ma näen neid mõnevõrra harvem, kui ma tahaksin täiuslikus maailmas, aga päris seda ka ei ole, et nad ei tea, kes ma olen või milline ma välja. Aga vahel aga suveks saavad siia tule? Suvel nad käivad siin ja siis me saame siin jälle koos olla. Oled sa ikka see isa, kellel on aega ka, mitte nii, et tulge siia ja siis ma viskan teid siin. Nüüd sa elad Pärnus, sa oledki maavana. Maavana isa, tahtsin, maaisa. Ma kohe tunnen, kuidas Pärnu inimesed armastavad sind iga minutiga järjest rohkem. Ma lähen ise järgmine nädal Pärnust ja mitu päeva seal ja esinen seal. Saab peksa mitte enam sellepärast, et sa kedagi D-kategooria staariks nimetasid, vaid okei. Sel juhul ma küsin, mis asi sind kõige rohkem närvi ajab? Mida sa ei taha, et sinuga räägitakse mitte kunagi? Et keegi tuleb suga intervjuud tegema ja siis hakkab jälle see vana kiun pihta. Mis ei ole mingid üks vana kiun. On mingid asjad, mis tõesti on nagu, mida ma olen miljon korda rääkinud, mis on googledatavad. Et seda juhtub harva õnneks, aga aeg-ajalt ometi, et sa satud ja okei, see on üks asi on see, kui sa kuskil koolis, eks ole, ja kooli lapsed intervjueerib, see on teine olukord, nad ei ole professionaalsed intervjueerijad, aga kui näedki nagu intervjuule ajakirjanik hakkab su käest küsima asju, mida leiab Google'ist, aga ta tahab üle küsida, kas see vastab tõele? Jah, sest et Google ka valetab, ma vaatasin AI ka valetab. Ei muidugi valetavad, selge see, et valetavad, sest Google'is ja kus poolelt AI oma jama saab kui Google'ist on muidugi igasugust pahna ja valeinformatsiooni. Aga jah, üldiselt... Mis sul karva kohe turri ajab? Sa mõtled, et ma tahaks püsti tõusta ja välja kõnnida. Üks asja ma arvan ei ole. Et ma nagu närvi lähen. Kui mul mingi teema ühel või teisel põhjusel sobis, ma seda ütlen nii. Et ma ühel või teisel põhjusel ei soovi selle teema rääkida, ongi kogu lugu. Aga neid teemasid praktiliselt ei ole. Aga anna nõuanne ka sellisele inimesele, et oletame, mina olen sinu intervjueeritav ja sa esitad mulle sellise valusa küsimuse. Mul on ka juhtunud nii, et me kaadri taga lepime vahel ikkagi kokku, et on 1 või 2 teemat. Palun ärme puuduta neid. Ja siis juhtub ikka see, mis tavaliselt juhtub. Sest nagu sa isegi ütlesid, vahel tuleb haiget teha. Ma arvan, et Anu Saagem võiks lihtsalt püsti tõusta ja veega vasta nägu. Jaa, on küll. Okei, teed kuidagi teistmoodi seda. Šampanjaga. Jaa, ükskõik millega. Ma arvan, et Anu Saagem võib minna. Või tee sulle niimoodi ja lähen minema. Jaa, absoluutselt. Et kas ma tohin seda teha? Sina tohid, ma arvan. Aga kõik ei tohi? Ma arvan, et mitte. Kui minister seda teeb, siis... Või see oleks nii see oleks hea televisioon kahtlemata, aga ma arvan, et jah, minister ei pääseks sellest kergelt. See oleks nii tohutult armas. Okei, aga telesse, sa küll teed praegu teles asju ja värke ja kõik on väga tore, aga need on ikkagi sellised nagu jupitamised ja just nostalgitsesin siin enne ka, et me igatseme selliseid pikki, põhjalikke, toredaid saateid. Mida sa ise igatsed? Mis asi, vaata sa ütlesid ka, et nüüd ma sõidan ühest Eestimaa otsast teise ja siis ma nagu olen nagu välk siin, välk seal on ju, aga mida sa ise igatseksid? Mis asi, mida sa teeksid? Võib-olla ainult kirjutaksid raamatuid ainult. Täiuslikus maailmas ma ainult kirjutaksin. Kui see kuidagi nagu aitaks ära elada ja ma saaks ainult seda teha, siis see tõenäoliselt oleks see, mida ma teeksin. Eks ma, nagu sa korduvalt oled ka väga tabavalt öelnud, eks ma ei ole enam päris esimeses nooruses ja ega ma nagu ei... 56 on väga noor. Jah, mõnevõrra noorem kui 90, aga ikka oluliselt vanem kui 20.
nii et täiuslikus maailmas ma muidugi lihtsalt vedeleksin ja kirjutaksin mingeid asju, mis mulle meeldivad, aga maailm teatavasti ei ole täiuslik. Noh, televisiooniga on täpselt nii, et ta on üsna hüplik eluaeg olnud või selles mõttes, et sellist, noh, kui sa just ei ole, ütleme, ma ei tea, Marko Reikop või Anu Välba või... Et lähed jalad ees televisioonist. Selles mõttes, et, aga see on tore positsioon, kus olla. Seda ära mõlemad on väga head saatejuhid, et noh, võivad olla suhteliselt kindlad, jah, tõepoolest, Eesti televisioon on selline kanal, kes võib olla, noh, kuidas öelda, hoiab oma tähti, oma talente, võib-olla jah, mõnevõrra tugevamalt kui kommertskanalid, aga kommertskanalitel on oma loogika, eks ole, kommertskanalid täpselt, kui sa oled juba 30, see on liiga vana kommertskanali jaoks, noh, ma natuke liialdan, aga selles mõttes on, aga vähemalt minu professionaalses elus, kuigi ma olen ka ETV-s saateid teinud, seesama muusikasaade tuleb sügisel ka ETV-sse ja ma olen justkui nagu tagasi, noh, mitte küll lausa ETV-s saatejuht, aga ütleme, minu juhitud saade on ETV-s ekraanil. Ma olen ka ETV-s töötanud, aga üldiselt suurem osa oma ajast siiski ju kommertstelevisionis ehk TV3-s. Teinud erinevaid saateid aastate jooksul ja kommertstelevisiooniga on nii, et mõnikord on nii ja mõnikord on ja mõnele programmijuhile see meeldib võib-olla rohkem kui teisele ja eks... kas seal on natukene see... Seda ma ei arva, ma arvan, et seal ei ole kunagi midagi väga isiklikku. Ma ei mõelnud mitte selles mõttes, et sa meeldid kellelegi inimesena, aga ütleme niimoodi, et võib-olla mõnel programmidirektoril on rohkem usku sellesse, et sa võid teha mingit tüüpi saadet, mida ta arvab, et toob hea reitingu kui teisel. Ja kommertstelevisioon või kommertskanalid juhinduvadki väga reitingutest. Aga milline oleks sinu unistuste saade? Vaat kui sa ütleks, vaat ma tahan, sa tead, et see on kallis ja seal on mingid komplikatsioonid ja sul peavad jube head toimetajad olema kõik nii edasi. Aga vaat sellist asja ma tahaks teha. Ma arvan, et see sama muusikasaade on üsna lähedal sellele, mida ma ju tegelikult tahtsin teha. Noh, ütleme niimoodi, et kui sa ütled täiuslikus maailmas on Inglismaal üks niisugune mees, kelle nimi on Jules Holland. Temal on üks niisugune show, mis põhimõtteliselt seisneb selles, et suurde stuudiosse on kaares üles rivistatud absoluutselt maailma, ja see on vist iga nädal eetris, ma ütleks, et praegu eetris on, aga ta on seda väga pikka aega teinud. On kaares erinevad, tõesti maailmakuulsad ansamblid, siin on David Bowie, enam. Jah, ma räägin, sa küsid mu käest, millist saade ma teha, ma räägin sulle, millist ma teha, halloo. No sellist tahaksingi olgu, isegi kui see oleks Eestis võimalik. Aga Eestis selliseid bände võib-olla 2 saatajagu, kelle sa paned 6-7 bändi ümber ringi seisma ja siis üks mängib ühe loo, järgmine mängib ühe loo, siis Jules Holland jalutab ühe bändi juures teise juurde ja juhatab neid sisse, juhatab neid välja ja ma ei tea, Elton Johni juures siis võib-olla peatub paariks minutiks ja teeb temaga kiire intervjuu. Selline saade oleks lahe teha. Oh my god, no aga mõtle, pane see Eesti sellesse konteksti nagu, et me ei saa Eestiski kokku, sa ei saa võib-olla ühte saatesse panna Smilersit, eks ole, ma ei tea, mis meil praegu on siin Pürmööd on meil, eks ole, siin tähistab oma 10. tegutsemisaastat. Kes meil ka ju Nublu veel sinna? Sa leiad neid bände, aga mitte jah, me teed aegade lõpuni kestva saate jagu. Jah, seda sulle võimalust et see on kohutav ju tegelikult. Ja sama on ju saate külalistega. On muidugi, loomulikult, eks nende inimeste arv on paratamatult piiratud, kes televisioonis kuidagi mõjuvad asjakohaselt ja seda ta ütles, mida ei tohi tuua. Väga tore, sa võid siia peale. Ta saad 2 tükki süüa. Ja võid sinna peale. Meelega kiusasin siin. Ja väga kena. Mis sul selle koogiga nüüd on? Ei, mul ei ole koogiga midagi. Tavalises normaalses maailmas. Võite talle pasta ka tuua varsti. Sest ma lugesin, issand üks vahe, ma ei tea, kas sa praegu ka teed seda, aga sa käisid, 6 päeva nädalast. Päris 6 ei käi, aga vähemalt 3-5 ikka üritan käia. Käid ikka edasi ka ja personaaltreener on ka ikka veel aeg-ajalt selles mõttes, et ma tegin selle perioodi ära, ma enam-vähem oskan ja suudan ja tunnen oma keha juba ilma välise pilguta. Aga aeg-ajalt ikka, loomulikult. See on asi jõusaal, milleta lihtsalt see on hämmastav, kui nagu otsene ja kiire mõju on tal sinu vaimuteravusele. See on täiesti uskumatu. Et isegi üks trenn, sa paar nädalat jätud vahele juba ühest trennist, mina saan, ma kohe tunne, kuidas ma mõtlen kiiremini. Sa saad ikkagi siia selle kiki. Absoluutselt. Füüsiline osa on ka tore, aga kõvema kiki saan ma siia. Michael Fassbinder just vaatasin hiljaaegu intervjuud räägib ka, ta käib ka jõusaalis, et ta teeb seda ainult selle vaimse poole pärast, et see füüsiline pool, on ei ole, vahet ei ole, aga just see, et sul peas asjad on paigas ja klaarid ja mõte käib kiiresti ja see on nii otseses seoses
treeningust, kui üldse saab olla. Wow. Absoluutselt. See on minu jaoks täiesti uskumatu. Ma saan aru küll, et sa nagu, mõtted on siis tol hetkel mujal ja siis, eriti kui sul on veel treener, ma sain aru, et sa armastasid ka treeneriga niisama lobiseda, et see oli lobisemisklubi ja naised käivad üldse trennis, sellepärast, et ennast näidata ja siis sõbrannadega seal garderoobis lobiseda. See on ka tegelikult, seda ei tasu üldse naeruvääristada. Ei, ma naeruvääristada, igasugune liikumine, mis tahes põhjusel on hea ja tore asi. Aga rääkides lihastreeningust ja ka kardiost loomulikult, mida ma küll teen vähem, siin on selge teadus taga, et ta ikkagi aitab toota dopamiini, mis teatavasti on neurotransmitter, eks ole, mis tekitab meis mõnutunnet ja üleüldse ta mõjub ajukeemiale igasugune füüsiline tegevus, aga minu kogemuses lihastreening eriti, ikka väga-väga hästi ja väga-väga kiiresti, nii et ma väga-väga soovitan inimestel, kes tegelevad vaimse tööga ja tegelikult kõigil inimestel seda proovida. Ükskõik mis tööga. Ei, muidugi ma just räägin, et vahet ei ole, mis tööd sa teed, et sul on igal juhul vaja ju, et vaim oleks terav ja. Aga kuidas, milline see inimene sa oled, kuidas sul hommik algab, et kas sa tõused üles, mis sa teed, ma ei julgegi küsida, mis kui vara sa tõused või kui hilja sa tõused? See natuke sõltub, aga ütleme kuskil 7:30-8 paiku ma ikkagi üleval, siis ma ärkan üles, ma lähen duši alla. Sa oled hommiku või õhtu dušitaja? Ma tegelikult käin, kui ma trennis käin, siis ma käin ikkagi 2, mõnikord isegi 3 korda päevast duši. Mu päev ei alga ilma dušita, millest teatav osa on ka jääkülm duš. Ja siis ma lähen välja rõdule ja lasen endasse päevavalgust vähemalt 10 minutit, see on kriitiline. Nii. Ja siis ma vaatan olenevalt olukorrast. Ma üritan telefoni juurde jõuda nii hilja, kui inimlikult võimalik. Et sa ei krahma ikkagi esimesena, ei vaata, kes sa ei, ja jõuga ei krahma. Et muidugi see niisugune FOMO või see hirm, et äkki on midagi vahepeal juhtunud ja ma kohe ei saa teada, see on minus loomulikult olemas. Aga jällegi me ennem digitaalsetest narkootikumidest rääkisime, ma ei taha kohe seda oma süsteemi hommikul. Nii et ma lükkan selle edasi. Täna ma näiteks ei ole veel kordagi ei e-maile ega uudiseid lugenud, mul ei ole õrna aju, mis maailmas toimub. Wow. Ja, nii et on täiesti võimalik ja tehtav. Nii et ja siis jah, olenevalt päevast, kas ma sõidan kuhugi või olen kodus, teen kodus mingit tööd ja nii edasi. Selline raud. Sa ei ole see ka esimese kohvitassi haare? Olen küll üldiselt. Tegelikult ka jällegi soovitatakse selle kohviga veidi oodata, soovitatakse kehal nii-öelda loomulikku teed pidi üles ärgata ja siis kohviga ennast turgutada. Aga ei olen peale duši. Kui ma õue lähen rõdule, siis ma olen ikkagi kohvi juba kaasas. Nii, nüüd me jõuame jälle tagasi ringiga sinu naise juurde, Maria juurde, sellepärast nüüd olete 3 aastat juba seal Pärnus elanud. No üle 2, päris 3 ei ole. No peaaegu 3 saab täis varsti, nii. Siis te olete, kaua te kihlatud olete juba? No üle aasta vist ikka. Siin mäletagi. Minu ajaarvamine on, ära sellega üldse rääkinud. Pärast ma tean, ma oleks nüüd sa oleks vaadanud, kurat ma oleks pidanud ise vaatama. Ja ei, küll aasta. Aga kihlumine tähendab ju lubadust. Ja muidugi, absoluutselt. Ja jälle läheb abieluks. Absoluutselt. Läheb. 4. Kuidas sa kujutad ette, et sa kihlud kellegagi siis abiellu temaga? No see on võimalik loomulikult, kui selle aja jooksul selgub, kihlumise perioodi jooksul selgub, et ta ei sobigi. Midagi hakkab närvidele, näiteks ta naer või see, kuidas ta kohvitassis lusikast. Need asjad hakkavad kohe närvidele, see on esimesel teidil selge, et kui need sulle närvidele hakkavad käima. Ei hakka, sa oled pime. Mina arvan, et sa oled pool aastat kindlalt pime ja veel paar aastat otsa oled pime. Nii et kurat oote järsku veel natuke. Ei, teil ongi 3 aastat täis. Oda ei enam ei ole vaja oodata. Kuule, ta libiseb ära muidu sul käest järsku. Jaa, absoluutselt seda varianti ei saa välistada. Ta on väga suur viga, mida inimesed teevad. Ta on väga ilus, vaadake pilte. Ta on tõesti erakordselt ilus ja väga tark ja väga kiire ja terase mõtlemisega ja väga armas ja väga hooliv ja nii edasi. Aga loomulikult, et suur viga, mida inimesed kipuvad tegema on see, et nad kujutavad ette, et nüüd ongi aegade lõpuni nii, aga tegelikult ei pruugi olla. Selles mõttes on sul õigus, võib-olla libiseb käest ära. Mitte et abielu oleks nüüd niisugune asi, et sa lükkad inimesed nagu puuri ja nüüd ongi korras ja valmis, see ei käi niimoodi. Nagu kuidas sa hoiad seda asja nagu niimoodi järgsana? Ma nägin, et sa kinkisid ka 2-karaadise briljantsõrmuse ja siis sa kindlasti viid välja sööme ja siis te reisite ja sa armastad ilusaid asju, seda sa oled tunnistanud. Et nüüd on Pärnu pusa küll seljas, aga kuidas sa nagu ikkagi, mida sa teed sellist, sellepärast, et me oleme kuidagi harjunud millegi pärast ütlema, et Eesti mees on natukene mühkav.
no ma tahaks loota, et ma ei ole ja ma tahaks loota, et on veel Eestis mehi, ma tean, et on, kes ei ole mühkamid. Või võtab ilusaid Eesti naisi, Eesti mehed võtavad liiga iseenesest mõistetavad. Võtavad, aga ma arvan, et see on meeste probleem nagu laialdasemalt, see ei ole ainult Eesti meeste probleem, et see on kõigi maailma meeste probleem, et me ja ka naiste probleem tihti nagu kipume lihtsalt oma kaaslast võtma iseenesest mõistetavalt ja muutume laisaks ja muutume lodevaks ja nii see asi meil ühel hetkel käest ära läheb. Ja sa oled veel isekas ka, ma tean, et kui sa kirjutad või teed mingit tööd või asja, sind ei tohi üldse segada. Sa lähed ju täiesti kookonisse või sõidad üldse ära ja jätad naise ripakile. No ma jätad ripakile, need on kokku lepitud asjad, aga ma lähen temast eemale ja mitte ainult temast, vaid kõigist oma sotsiaalsetest kohustustest. Ja niimoodi ongi. On. Aga seda ei juhtu liiga palju. Aga sa kohe ka ütled seda algusesse ka, kui sa nüüd järjekordse silmarõhu oled leidnud, sorry, et ma nii ütlen, et mõni ütleb, sind on avalikult ka nimetatud sari armujaks. Sari abielu ja see on tegelikult on see üks sõna, mille ma ise leidsin enda kohta mingist anonüümsest interneti kommentaarist ja mulle see väga meeldis see sõna, ma olen seda ise kultiveerinud ja kasutanud enda kohta, et see ma kahtlemata olen sari abielu. Kas sa oled aus, kui sa saad naisterahvaga kokku, ütled sa kõik need head ja vead, ütled talle, paned kohe? Ma ei pea inimesele ütlema häid ja halbu, kui ma teise inimesega kokku saan, et kui ma ei tea, ma enam ei teidi, aga mul on ka elus tulnud ette, et ma lähen tütarlapsega kohtama, ma ei hakka teda kohe hakatuseks kostitama, eks ole, kui üldiselt sa oled kena inimene, aga suhteliselt loll või ma ei ütle niimoodi inimesele ja seda enam, et lolle inimesi ei ole tegelikult olemas, aga see selleks. Et sa ei tee selliseid asju, mis sa sellega saavutad. Sa lihtsalt ei lähe temaga järgmisele teedile, kui ta sulle ei meeldi, nii lihtne ongi. No jaa, aga kui ta juba meeldib ja te olete pikalt juba käinud ja juba kokku ka seal plaanite hakata kolima, siis sa peaksid ju oma need mingid sellised, mitte nii meeldivad pooled. Kas see on õige, et ma panen need lauale? Oled sa selline vend, kes ütleb, et kuule tead, mul on sellised periood, nagu alkohoolikul näiteks. Absoluutselt on. Tsüklisse lähen. Ja ma olen tehniliselt alkohoolik, aga ma ei ole joonud üle 30 aasta, et seda hirmu minuga ei ole, et ma tsüklisse vajun. No sa lähed kirjutamisest tsüklisse. Ja seda küll, absoluutselt. Ja niisugused asjad loomulikult tuleb ette ära öelda ja olen seda mina teinud. Issand, ma loodan, et sul tuleb imeline abielu, kas pulmad tulevad suured. Issand, ma ei mäleta, kuidas see Liinaga abielumine käis, olid suured pulmad või? Ei mäleta, et väga suured oleksid olnud. Sorry, et ma sellist asja meenutasin, see ei ole üldse oluline praegu. Aga teed sa suured pulmad või väiksed omavahel? Ma ilmselt suured ja väiksed on, et kust algab suur ja... No kui tuleb esinema mingi paar-kolm Eesti tuntud bändi. Ei, paar-kolm Eesti tuntud bändi ei tule. Sa tahad ju olla suurejooneline. Jah, aga paar-kolm Eesti bändi on... Tulge, Miikel ootab, see oleks tema unistuste täitumine, kui tal saaks üks bänd mängib seal... Jah, see telesaade, millest me rääkisime. Siis ma käin ühe juures teise juurde ja juhatan. Et selline üllatus oleks kõige parem kingitus, pulma kingitus sulle. Aga jälle, aga siis on, eriti kui sa oled veel noore naise, kes on jälle see laste teema ja koerad, kassid ja kogu see värk. Kuidas sa jaksad? Ega kõigil inimestel on miljon asja, millega nad tegelevad. Ja võib-olla koera ja kassi kõigil ei ole ja võib-olla mõnel lapsi, aga kohustused on meil kõigil. Mul ei ole rohkem kohustusi kui sinul, ma arvan, on. Ma arvan, et sul on rohkem kohustusi mingil põhjusel. Ma arvan, et sa jõuad rohkem. Kuidas sa jõuad? Mul ei ole nii palju lapsi kui sul. Mul pole ka nii... Eks see on sama palju mul. No ma ütlen, kellega abielus olen olnud. Ja nende eest tuleb hoolitseda. Kuule, paar tükk on ära surnud isegi. Praegu tuli meelde. Sorry, issand kõud. Vabandust, ma selle peale naaran, aga kõlas kuidagi... Läks meelest. Kõlas kuidagi musta huumorina. Ei, no kõik on väga hästi. Et tulebki võtta endast vanem mees, ta sureb parem ära ja siis on rahulikum edasi tillerdada. Kas sa nii ei ole mõelnud? Olen ikka. Ma ei ole, vaata, kui mina lähen või kui sina lähed kellegi suhtesse, me ei mõtle ju tingimata ainult kaaslase peale, me natuke mõtleme ju enda peale ka. Aga see on muidugi tõsi, et vanem mees... sureb enne sind ja kui sa oled vanema mehega abielus. Tead, mis vanema mehega on kõige õudsem? Kas sa seda ei karda? Ta jääb vanaks, ta jääb vanuriks, mitte vanaks, aga vanuriks ja noor naine peab tegelikult tema eest hoolitsema. See võib juhtuda ükskõik kellega, see võib juhtuda ka noore inimesega,
ma ei tea, hüppab vales kohas vette või. Aga kuidas sa saad noorele inimesele teha sellist asja? Et ta peab sind hoolima? Ei, ma ei pea, mina ei tee talle mitte midagi. Tal on alati ja kõigil inimestel on alati vaba voli suhetesse minna ja nendest lahkuda, kui asjad peaksid pahasti olema. Me ei tea keegi, mis homme toob, me tegelikult ei tea keegi, kui kaua me elame ja noor inimene võib jala pealt surra ja vana inimene võib elada väga pikalt ja sugugi mitte sedasi, et tal on vaja kogu aeg mähkmeid vahetada, et see jah. Ma saan aru, et need on lihtsalt teoreetilised probleemid, mis võivad aastate pärast ilmneda, aga kui ma nende peale mõtleksin, ma ei saaks üldse elada. Just, õige. Tore. No kuidas lõpetame natuke positiivsemal noodil, mitte surma ja kuradi vanaduspõlvega. Nii tuli õnneks pasta. Ja selle võib ainult tõsta kuidagi niimoodi. Et rõõmsamal noodil. Oota, aga see ongi, et tegelikult, et pikka ja tervislikku ja ilusat elu elada, selleks tuleb hästi toituda. Absoluutselt, tuleb liigutada. Tuleb liigutada ja tuleb olla tegelikult ka kõikide eluvaldkondade ja kogu maailma asjadega võiks kursis olla, uudishimulik võiks olla. Maailma vastu võiks huvi tunda, absoluutselt. Ja võiks ka rõõmsameelne olla. Mida paljud mõtlevad, et sina oled kuri muuses. Miks selline mulje? Mõtlevad, no su mulje on tekkinud teatavatest telesaadetest, mida ma olen juhtinud ja kus minu roll on olnud olla kuri ja ma saan sellest hiilgavalt aru, et ja ma ei pane seda kellelegi pahaks, kui see eelarvamus inimesel on, aga lõpuks, mis mul sellest? Mihkel ei ole üldse kuri, sest mina mäletan ka, kui ma esimest korda sinu saatesse tulin põlvvärises ja siis, kui ma päriselt istusin su vastas ja me päriselt rääkisime, siis sa oled kuri ainult halbad inimeste jälle saab teksa. Bon appetit! Väga tore oli sinuga rääkida. Nii et tehke omad järeldused. Mihkel on ainult kuri siis, kui te ise olete paha inimene. Natuke tore. Selle paneme minu haua plaanile. Mihkel oli kuri ainult siis, kui ta kohtus paha inimest. Just. Ja mina hakkan kooki viimast. Ja, head isu. Head isu.